Lõuna-Eestis Otepääl elab tegus perekond Uibo. Üks võimalus tööd teha on luua ise ettevõte, näiteks hakata tootma euroaluseid. Et asi täiuslikkusele lähemale viia, oli tarvis puitu termo töödelda. Euroopa Regionaalarengu Fondist saadud 50 000 krooni oli abiks. Kuidas kõik algas, räägib peremees. Algus oli niimoodi, et tahtsime tõesti hakata ehitama ja tellima suurt kuivatit, mis maksis 4 miljonit või sinnakanti, aga selleks jäid oma rahalised vahendid puudu ja tuli panna tööle pea. Ostsime 40-jalase merekonteineri, tõime siia, panime paika, soojustasime ära, kütte ja selle tootmise kohandasime siin enda juures ja asi toimiski enam-vähem hästi, aga mitte täielikult, kuna alused hakkasid kuivatis kuivama ebaühtlaselt ja siis meie ühine sõber Vahur Valdna ülikooli juurest tuli appi oma teadlaste ja nõu ja jõuga ja tegi siis arvutite ja graafika abiga minule selgeks, kuidas tuleb õhk juhtida ventilaatorite abil niimoodi konteineritesse, et kuivamine toimuks ühtlaselt. Õnneks Tartu Ülikooli jaoks antud probleemi lahendamine ei kujunenud väga raskeks. Põhiülesanne teadlastel oligi see, kuidas panna soe õhk endises merekonteineris ühtlaselt liikuma ja et siis see temperatuur oleks konteineris ühtlaselt 56 kraadi. No Jaan oli algust teinud juba ju, seda õhku sinna sisse hakanud juhtima. Jaan oli algust teinud, aga Jaan suunas seda õhku otse katlast ühesuunaliselt konteinerisse. Teadlased siis arvutasid välja selle õhu lõikumissuuna merekonteineris, panid merekonteineri lakke 4 ventilaatorit, mis siis puhuvad õhku sisse merekonteinerisse 400 kuupmeetrit tunnis ja siis õhk seal merekonteineris siis niimoodi liikuma pandigi. No kui ainulaadne see on, Jaan? Ma saan aru, et Eestis on selline asi ainuke. Kas teeb maailmas ka või? Selle maailma kogemuse kohta ma jään vastuse võlgu, aga Eestis on ta kindlasti ainulaadne, sellepärast et ei ole küll kuskil kuulnud, et konteinerid on kasutatud küll ladudeks ja panipaikadeks ja ehitussoojakuteks ja milleks iganes, aga ma pole küll kuulnud, et konteinerist on ehitatud kuivati kui selline. Miks see 56 kraadi seal nii oluline on? See on nüüd sellest kinni, et meie toodang läheb kõik Soome ja kui ta jääb ka Eesti, nõuded on sellised, et 56 kraadi juures puuüraske hävineb. Kindlasti on seesama metoodika rakendatav ka teiste suuremate konteinerite või tootmishoonete puhul, et peale Profixumi koostöönäidet on ka väga paljud teised puiduettevõtted Tartu Ülikooli poole pöördunud ja sellest Otepää ettevõttega koostööst on saanud alguse suur revolutsioon puidukuivatite renoveerimisel ja konstrueerimisel Eestis, et helistatakse päris sageli Tartu Ülikooli ja palutakse ka tulla oma puidukuivatit üle vaatama. Väga uhke. Jaan, kas teile helistatakse ka, et müüge maha oma puidukuivati? Müüki nagu ei ole keegi küsinud, aga lihtsalt nad on küsinud, et kas te saaksite ka meile toota analoogilise asja. Et ma olen ütelnud kohe ära, et me tootsime ta enda tarbeks, et oma tootmist jätkata, aga on küsitud jah, et kas te saaksite toota ka nagu müügiks mõne eksemplari. Aga te jääte ikka oma euroaluste juurde? No praegu küll, et meil ei ole nüüd ainult euroalust, meil on ka Finni alust ja ühesõnaga märgiga alust, mille peale lähevad toiduained, et selle tootmine on majanduslikus situatsioonis hetkel kõige mõistlikum.